Tähendab, tegelikult minu juttu, kui ma mõtlesin, et ma pean siin esinema peale Jürit ja peale Matit, siis ma mõtlesin, et mida mul sellega niiviisi, on võimalik siis nagu teha, mida lisada, kohe ma tulen. Ja ma tegin isegi öösel 6 slaidi. Osa nendest on tegelikult vanad, aga osa on päris uued. Nimelt, nagu ma räägin, ma usun, et mõnele teist on ka tuttav Margaret Archeri teooria, refleksiivsusteooria, eks ole. Ja kuna me oleme seda palju uurimise kasutanud, siis ma vaatasin natuke need meie andmeid sellest meie meemauuringust, meil on seal üks niisugune refleksiivsuse nagu tabel, mis on lähtunud Archerist. Archeril teatavasti on refleksiivsuse 4 tüüpi välja toodud ja minu meelest, kui me räägime sellest õppimisest laias mõttes, siis selle üks olemuslikke tulemusi, isegi võttes neid kokku, mis Maailmapank ütleb, on just nimelt see, et õppimise kaudu areneb inimese refleksiivse mõtlemise võime refleksiivsus tegelikult, kriitiline refleksiivsus. Ja kui me räägime komplekssüsteemidest ja just metodoloogiliselt, et me võiksime nagu näha, et haritud inimene on võimeline kuidas öelda, mentaalselt hõlvama komplekssust, aru saama, kujutlema asju, mitte üksiktükkidena, vaid vastastikustes seostes ja sagedasti ka tõepoolest sellistes metajumatutes, ootamatutes, mittelineaarsetes seostes, siis see eeldab just nimelt seda, mida Archer nimetab metarefleksiivsus. See on see, et näha erinevate vahelisi sidemeid, näha ühtaegu toimuvate protsesside, mitte tasandilust ja keerukust ja vastastikuseid mõjutusi ühiskonnas. Ja nüüd, kuna meil oli jätkub ka väike jupikene küsitluses, siis ma tegin väikse arvutuse, väikse faktoranalüüsi ja vaatasin, et üksiktunnustel on väga hästi näidanud, sest inimesel on väga raske hinnata omaenda mõtteid. Aga tuli seal välja 3 faktorit ja kohe ma näitan natuke, mis siit tuleb. Seda sama meie Eesti ühiskonnatest. Vaadake sellest Maailmapanga asjast, kui ta seda loete. Seal on tegelikult üks huvitav peatükk, mida ta refereerib, ilmselt pank siin ka võib-olla esitab. See on poliitika peatükk. See on viimane peatükk, mis räägib sellest, kuidas moodi hariduspoliitika võib mitte soodustada, vaid segada tegelikult seda, et koolis toimub õppimine. See on väga huvitav osa sellest, ma soovitan väga kõigil lugeda. Näiteks kas või seesama meilegi väga lihtne ja arusaadav asi, et poliitikule on palju kasulikum näidata, et koolihoone on ehitatud või remonditud, kui hakata arutama, et näiteks mingisugune õppimise kvaliteet on tõusnud, keegi ei oska määratleda, eks ole, mis on üldse pikk protsess, ei saa aru, kas poliitik on ikka ise siin ka midagi kaasa aidanud või ei ole. Nii et ühesõnaga, seal on palju ka näiteid, aga see põhimõte on väga oluline, sest siin oli see tabel nendest võimalikest stakeholderitest. Ja seal see viimane poliitika osa on väga oluline, sest see on just see, mis peab need stakeholderid kõik ju arvestama. Ja see, kui nad räägivad seal sellest, et tuleb kokku tuua need erinevad, see tegelikult on ka väga komplekssusega seotud, sest iga stakeholder lähtub ju oma vaatepunktist ühiskonnas. Tal on mingid omad täiesti legitiimsed huvid, eks ole, täitsa selge, et ettevõtja tahab kasumit saada. See oleks ju väga imelik nõuda, et ettevõtja ei tahaks saada kasumit, eks ole. Ja täpselt samuti poliitik tahab saada, et teda valitakse. Oleks ka imelik, kui ta tahaks saada, et teda ei valita. Nii et igal ühel on omad, aga need omad kokku võivad anda midagi, mis hariduse jaoks on väga kahjulik. Ja see on nüüd see sama refleksiivsus, kuidas me saame siis mõista seda, mis on ühe või teise asja mingisugune mõju äkki hoopis teises punktis kui see, milleks ta otse, eks ole, tegutseb või nii edasi. Nii et kui me vaatame sellelt seisukohalt seda Archeri mudeli rakendus, siis ma tõin selle mudeliga siia ära, sest ta on väga lihtne. Archer vaatleb ühiskonda tõesti kui väga keerulist, kompleksset arenevat süsteemi ja ta teatavasti eristab seda, kas ühiskonnas toimub siis see morfogeneetiline areng, see tähendab komplekssuses positiivse suurenemise suunas või morfostaatiline areng ehk tardumuse stagnatsioon või koguni tagasiminek, reduktsioon ja lihtsustumine, eks ole, avas mõttes. Ja mis on tähtis, on võrdväärastada sisse 2 protsessi, kultuurilise protsessi ja sotsiaalse protsessi. Ja haridus kahtlemata on kultuuriline protsess, see väga oluline, kõige olulisem kultuuriline protsess tegelikult on haridus. Ja sotsiaalne protsess on siis see, kus tekivad uued kihid, uued rühmad, uued institutsioonid. Ja täna need 2 külge. Ja mis on tähtis, et näitab, et need mõlemad, nad on kogu aeg vastastikku üksteist mõjutavad, kus juures ei ole võimalik täpselt ütelda, mismoodi ja mis hetkel nad just seda teevad.
aga mis on tähtis, on siin see keskmine osa, need on ajapunktid, see alguspunkt on mingisugune olukord ühiskonnas või organisatsioonid, mis on lähtekohaks, see on siis nii sotsiaalne kui kultuuriline ja siis toimub mingisugune sellest olukorrast lähtuv problematiseerimine, tekib soov või vajadus või tung muutuseks ja vot siin on nüüd keskel see sotsiaalne interaktsioon. Vot see on nüüd see, mida õppimine peab looma. Võimekust interaktsiooniks, mis tähendab siis võimekust aru saada, mõtestada, üksteisele edasi anda ja luua mingit uut arusaama, uut teadmist või ka muuta midagi siis juba tegelikkusest, ma ei tea, luua uusi artefakte, et ta räägib nii sotsiaalsetest artefaktidest kui institutsioonidest kui suhtlustest, mis siis tekivad, eks ole, selle interaktsiooni käigus. Vot see on nüüd see õppimise sisu tegelikult väga palju. Ja tulemuseks on siis uus mingisugune uued narratiivid, uued väärtused, kui tahate, eks ole, uued sotsiaalsed struktuurid, uued institutsioonid, mis siis on juba järgmisele lülile, selleks lähtekohal. Sest ta vaatab kogu ühiskonna pidevat eksisteerimist kui protsessi, kus selle niisuguse kolmiklülide kaupa, kolmiklülide kett läheb edasi, kusjuures korraga siis nii mikrotasandil, mis tähendab praktikaid üksikindiviidi tasandil, kui mesotasandil organisatsioonides, kui ka makrotasandil kogu ühiskonnas ja need on eri valdkondades, kujuta ette kui kompleksne see asi, kus meil on korraga sotsiaalsed ja kultuurid protsessid kolmel tasandil, kus kolm tasandit on ise veel ju alatasanditeks jagatud. Nii et see on tõesti ülimalt kompleksne süsteem. Ja kui me tegime nüüd oma uuringut, siis me panime siia juurde selle motiivi veel, mida Artsel ka räägib, aga siin on omalt huvitavad asjad, et see kõik toimub kiirenevas rütmis. Tähendab, me räägime sotsiaalsest kiirendusest. See on masinavõrkest kiiremini ja kiiremini tegelikult. Nii et kiiresti muutuvas ühiskonnas. Ja kui me nüüd siin räägime õppimisest, siis see on tegelikult ühiskonna õppimine. Ühiskonna õppimine, mis on kõik inimeste õppimist, tulla toime selles järjest keerulisemas, vastastikku, sigin-sagin muutlikkus, mõjutavas ja kiirenevas situatsioonis, mille tulemuseks inimese jaoks psühholoogiliselt võib olla see, et inimene tunneb ennast kiitunult ja nagu öeldakse, peatage maakera taha maha astuda, nii kui oli vanasti nõukogude laul, eks ole. Või siis vastupidi, ta tunneb, et see on väga vahva, eks ole, ta tunneb, et ta võib siin veel hoogu anda, et see muutumine kõik väga vahva, ta on peremees, nii-öelda roolis selle muutumise, või ta mõtleb, et kas see ikka kõik on õige, kas see läheb õiges suunas edasi, need on erinevad refleksiivsused. See, mis tuligi välja, kui ma vaatasin nüüd meie seda refleksiivsuse neid algtunnuseid ja tegin siis selle analüüsi välja kolme faktoriga mudel. Esimene faktor on siis selline reaktsioon nendele muutustele, nii-öelda selle mentaalne nii-öelda selline muutuse mõistmine, mille tulemuseks on kõrvale tõrjumine, muutuse eiramine, võimalikult kaua, mitte tähelepanu, võimalikult kaua teha nii nagu oli, tähendab, vast läheb üle, vast läheb mööda, või siis ka aktiivselt seda muutust takistada, tähendab, see on niisugune eirav, eitav reflektsioon. Kuidas ära hoida või kuidas mitte kaasa minna. Teine on siis selline, kus on tegemist sellise, võiks öelda, vastupidisega. See on selline hõlvav. Ahah, hüppan sadulasse. Ma tean juba, kuhu ta läheb. Mina olen esimene, anname piitsa, paneme gaasi, eks ole. Mis siis, et kõrval jäävad mingid asjad, metsad kukuvad või koerad jäävad alla, aga siht on õige ja võib kohe hakata tegutsema ilma kauem mõtlemata, kellegi arutamata. Mina tean, kuidas see on. Ja kolmas on siis see, mis on tegelikult nüüd Artselegi lähemalt sellele kriitilisele metareflektsioonile, kus on see sõna süvenemine, enda ressursside, ühiskonna ressursside, kõigi nende toimete analüüs ja siis püüd seda ka veel jagada teistega. Artsel toob eraldi välja selle kommunikatiivselt, toob välja selle tüübi, kus ongi põhiliselt selline nagu peegelduv, et kõigepealt küsin teiste käest ise enne mitte ei mõtle. Meil ei tulnud sellist eraldi välja. Meil ei tulnud eraldi faktorit välja sellist puhtalt, ma ütlen, see on võib-olla eestlaslik siis. Et ainult vaatan ümberringi ja vaatatakse, et tuli just vastupidi, see on just see, kus ma ise tunnetan, mis toimub, iseenda ressursse tunnetan ja siis suhtlen ka teistega, tähendab, selles mõttes kriitilis kommunikatiivne selline moment oli välja. Ja kui nüüd vaadata seda, sellelt, võtan meeled ära, me tegime, nagu kui me ikka me raamatut näinud, siis me tegime niisuguse analüüsi, panime erinevad lastelt doktori valdkondast ja saime sellise kaheteine pildi, kus paremal nurgas on need grupid lastelt, mis mõnes tahes valdkonnas nii-öelda tormavad edasi, tähendab, tahavad edasi viia võimalikult kiiresti, eks ole. Ja
Ja vastas on nüüd need, kes on ka suurema ressursiga, kes on tasakaalustajad, sünteesijad ja mõnevõrra pidurdajad. Need kaks, eks ole, niukest nii-öelda liidrigruppi, mõlemad aktiivsed, mõlemad küllalt ressursirohked, haritud ja nii edasi. Ja siis näete siin, keskel on need, kes püüavad siis nagu saavutada enda jaoks parimat võimalust ühel või teisel pool. Ühed on need uuenduslikud tarbijad ehk digitarbijad, me ütleme nii. Ja teisel pool on siis need, kes püüdavad traditsioonilist tarbimist säilitada, on sellised, eks ole. Ja kõige madalamal all on nüüd need, kes on heitunud ja kõrvale jäänud nendest protsessidest ja lugenud nii-öelda oma urgu, oma nii-öelda katuse alla, oma ukse taha ja püüavad mitte lasta, kahminad kette, püüavad mitte lasta ungida sellel maailma nendega. Nii lihtsustatult töödes ja nüüd vaatame seda, mis siis nad nüüd juhtub. Siin on nüüd need 3 faktorit. Punane on see tüüp, kes loobub, tahab ära hoida muutust, ei lähe kaasa, paneb kõrvad silmad kinni ja näete, siin esimene pilt on see, kuidas ta tunneb, kas ta on ajast maha jäänud. Mul on tunne, et ma olen ajast maha jäänud, ma ei saa aru, mis ümberringi toimub. Meil oli niisugune küsimus, eraldi küsimus. Ja selle küsimusega on pandud need 3 faktorit. Ja nagu te näete, need siinpool on esimene on see, kes ütleb, mul ei ole kunagi sellist tunnet. Mul ei ole tunnet, et ma ajast maha jäänud. Mul ei ole tunnet, et ma hakkama. Ma saan hakkama, ma käin ajaga kaasas, ma olen hästi. Ja näete, siin on kõige tugevam, tähendab sellest nende keskmiselt kõrgemal, on see faktor, mis on see nii-öelda, mina olen nimetanud seda isekas eestada. Isekas eestada see, kes ei vaata ümber ringi, eriti palju ei aruta, tunnetab, et ma juba tean, mis see on, eks ole, ma olen valmis juhtima, ma olen valmis eest võtma, ma valmis seda muutust, eks ole, mida kiirendama. Nii, siis see on see, kes tunneb, et ta käib ajaga kaasa ja tal ei ole seda probleemi, et ta kuskilt jääb millest käest maha. Rongist maha ei jää. Siis järgmine on see, kes ütleb, et tal väga harva on sellist tunnet. On, aga üldiselt ei ole, aga väga harva on. Näete, siin on kõige tugevamat keskmisest üle on tal see roheline faktor, mis on siis see kriitiline arutleja. See, mis ma rääkisin, see, kes endas jõuab selgusele ja teistega arutleb, kriitiline arutleja. Aga on siin ka siis seda isekat eestada, nad käivad paaris. Punane on aga siis see, kes püüab nii-öelda ära joosta, eitada või vastu olla. Ja näete, punane hakkab peale nendega, kellel on mõnikord küll niisugune tunne, et ta on ajast maha jäänud ja muutub eriti tugevaks seal, kus on inimeseks tunnevad, et nad ongi ajast maas, rongad läinud, nad ei saa hakkama. Nii et see niisugune hinnang muutustele, mis on eraldi tunnus, täiesti eraldi tunnus. Ja siis refleksiivsustüüp, mis on ka täiesti eraldi tunnus. Nad annavad kokku niisuguse huvitava niisuguse pildi. Ja nüüd me vaatame sellega seoses nüüd kihihinnangut, see on siinpool. See oli see skaala 10 aastat, kuhu te panete nad ühiskonnas. Esimesed alumised 1, 2, 3 on siis madalim aste, siis 4 on see madal kesk, 5 on kesk, 6 on kõrgkesk ja 7, 8, 9, 10, mis on suhteliselt tühjad, 8, 9, 10, need on siis kõige kõrged. Siis nagu me näeme, need, kes panevad ennast ühiskonnas kõige kõrgemale, on need isekad eestvedajad. Isekas eestvedamine on nende küsimus. Nad tunnevad, et nad haldavad seda ühiskonda, seda aega, neid muutusi ja juhivad. Siis keskkõrgid, kes paneb ennast natuke kõrgemale, aga on mitte seal tipus, seal on tüüpiline, et sinna kuuluvad väga paljud haritlased, eriti humanitaarid. Ta on seotud just nimelt niisuguse, mitte väga kõrge sotsiaalse staatusega, kui kõrge, ütleme sellise nagu haridusliku staatusega. Näete, ja siin on muidugi seesama kriitiline arutlev suhestumine on tugevamalt välja kujunenud. Näete, mõlemal see negatsioon tegelikult on alla keskmise madalast. Nüüd, kui me vaatame siit need, kes on ennast pannud madalamale, mida madalamale inimene ühiskonnas paneb, oma positsiooni tunnetab, teda enam ta muutustega on hädas, ta ei lähe kaasa, ta püüab neid vältida, nendega mitte kaasa minna ja vastu. Nüüd, kes on see edukas võrdrähklija, kes nüüd paremal nurgas, eks ole, ülehull. Sellel on omane see, et tal on mõlemad, niisiis isekas eestvedamine kui ka kriitiline arutlus, mõlemad on tal suhteliselt kõrgelt arenenud. Nii et see annab nagu võimaluse hoomata ja olla nagu selles nii-öelda toime tulevas ja eestvedavas ja väga paljus ühiskonnas liidriks olevas rühmas. Ja seal oli teine liidrirühm, kes oli siis nii-öelda see üleval keskel, kes sidus nagu neid mõlemaid. Sellel on omane just nimelt see kriitiline refleksiivne arutlema.
Ja võt siin on tähtis need kaks asja. Kaks võimalust seda sama, tegelikult mõlemas on seda Archeri metatasandit, sest meil täpselt seda metatasandit niiviisi välja ei tule küsitlusega, seda on alati tegelikult kvalitatiivselt. Aga mõlemad on olulised, nii see sama niisugune see valmisolek eestvedaja olla, tegelikult see kriitiline arutlev hoiab. Ja teised, kes siin on passiivsed ja stressis, nendel on näete jälle see sama niisugune eemale tõmbumine omane. Ja nüüd, mis on minu jutu mõte, on see, et tegelikult, kui me räägime sellest õppimisest, siis selle õppimise kaudu tegelikult peaksid nagu välja kujunema need mõlemad pooled, aga olema omavahel seotud, mitte vastanduma, sest need kaks rühma vastanduvad omavahel. See, kes on see meil selles, meie ühiskonna pildis see liidri pool, eks ole, ja siis teine, kes on alternatiivne kriitiline liit, need on vastandatud omavahel. Aga tegelikkuses see, kui me tahame jõuda sellesse või tahaksime jõuda sellesse seisundisse, mida Archer nimetab siis ühiskonna morfogeneesi soodustab, eks ole, kus need on metarefleksiivselt, jõutakse keerukates asjades arusaamisele ja tegutsetakse selles mõttes mõistlikul viisil, et ühiskonda edasi viia. See on tema natuke utoopiline kaudugi see ühiskond mõtle. Aga see eeldab just sellist haritust, mis võimaldab ühendada sellist kriitilist refleksiooni ja siis võimekust siiski ka tegutseda. Et mitte nad ei lähe hamletlikult kristuma vahel, vaid et nende vahel tekib niisugune süntees. Ja mulle tundub, et see on üks ka selle sama maailmapanga mõte, et mitte lihtsalt mingi teadmine, vaid teadmise niisugune toime, mis aitab meid toime tulla ka selle sama keeruka tegelikkusega. Sellest keerukast tegelikkusest valmetada niiviisi, et me siin ette ei jääks. Nii et see oli nagu minu see kuidas öelda, järeldus nendest asjadest. Küsida. Kas see on nüüd tehtud nagu Eesti ühiskonna? See on nüüd jah tehtud ja Eesti ühiskonna. Aga ma küsiks, et kas sama niisugust loogikat võiks nagu kujutada, aga kui me vaatame siia või mõtleme siia sisse Eesti koolisüsteemi, Eesti erinevaid koole. No vaata, siin on nagu nii. Seal on ka täiesti selgelt sellised uuendajad, sellised uuendajad, et kas sama loogikat võiks nagu miksugustele lõigetele kaasata? Tähendab, vaata üks on see, kui sa hakkad koole vaatama, siis peaks arutama just seda, mida nemad mõtlevad seal maailmapangas, mida on raske teha. Et kvalitatiivselt aru saada, mis on selle kooli selles mõttes varjatud õppekava. Tähendab, mis laadi suhestumist tegelikkusega see kool ikkagi kujundab. Ja see on see asi, mida me ju väga raskelt ja oskame hinnata. Näiteks, kui tegemist autoritaarse kooliga, kes rõhutab väga seda, et kõik peavad olema korralikud ja käituma nii nagu vanasti, eks ole, ja vahendada peab mitte jooksma ja kõva häälega mitte hüüdma ja klassis mitte vahele rääkima ja õpetajale rumalaid küsimusi mitte esitama ja nii edasi, eks ole, siis sellega kujuneb ju teatud suhestumise tüüka muutustega ja mina ütleks, kujuneb muutustega mitte toimetulek. Kui aga tegemist on sellise avatud kooliruumiga, avatud õppekeskkonnaga, kus inimesed saavad vabalt väljendada ka oma mingeid vastakaid tundmusi, arusaamasid, kus neid läbi arutatakse ja tekib selline positiivne tagasiside, siis tekib see sama kriitiline metarefleksiivsus, mis aitab keerukaid ja vastakaid olukordi lahendada. Ja kui me võtame nüüd näiteks meie kooli ja sellega me lõpetame ühte, teist ja kolmandat asja, võtame näiteks meie ikka väga valus asja, mis on vene kool, eks ole, ja ühiskonnaõpetus vene koolis, eks ole. Kuna mina olen ühiskonnaõpetajat koolitanud, siis ma olen neilt otse seda ju kuulnud, eks ole. Ja kui mulle see vene kooli ühiskonnaõpetaja kurgab, konkreetselt see oli Narvas küll mitu aastat tagasi, milleks enam seal on, ütleb, et õppevahendid, eks ole, ei ole mingeid asju, mis ta vaja on. Õpilased esitavad talle väga teravaid küsimusi, kuna nad õhtul vaatavad, eks ole, Vene televisiooni ja tal ei ole ressurssi. Et seda esiteks nemad ei oska nii palju eesti keelt, et nii keerulisi asju seletada. Tema jälle ei oska vene keelt, sest ta ei vaata ka Vene televisiooni, eks ole. Ja siis ongi nii, et ta ei suudagi selle olukorraga toime tulla. Siis on täitsa selgelt, et sellises koolis ka need lapsed ei suuda selle olukorraga toime tulla, vaid valivad mingi lihtsustatud tee, kas veel see sama niisuguse poliitilise, ideoloogilise silditamise. Nii et see mõttes jah, seda saab rakendada, aga tõepoolest case by case
Sest et kui võtta üldtendentsi, sest mina olen sügavalt veendunud, et haridus peaks looma seda, näete, seda keskel joone üleval. Ja muide, mis on huvitav selles minu analüüsis, kui välja olin sinna, mul on olemas ka see, seal on niisugune indeks, on sotsiaalsuse liberaalsuse indeks. Siis need roheline ja sinine, need olid väga selgesti seotud. Sinine oli seotud liberaalsuse indeksiga. Liberaalne on see, mis seal olid need sisendnäitajad nagu turg ise reguleerib kõike, vajaligu sekkumist nagu tähed, eks ole. Ja need sinised, need, kes on need iseka teist vedajad, olid selgesti seotud selle vaateviisiga. Ja sotsiaalne, mis ütleb, et turg vajab, eks ole, riigi sekkumist ja peab tagama avalikud hüved, need olid rohkem seotud selle sama rohelisega. Nii et need asjad ei ole ka mitte ilma selle poliitika tasandi mõjuta. Ja nüüd ongi see, et kui meil koolis, mis on meie hindamissüsteem, kas me koolis kultiveerime seda formaalset edukust. Kui me kultiveerime koolis formaalset edukust, siis me selles saame. Ja me kultiveerime koolis keerukat mõtlemist, eks ole, vastuoluliste olukordade mõtestamist, emotsionaalselt, nagu siin oli öeldud ka palju, emotsionaalset intelligentsust ja sotsiaalset väljendust, siis me saame selle rohelise, eks ole, me saame erinevad asjad, sellest, kuidas moodi, mis mõttetüübi ja suhtumistüübiga me koolis seda õpilast vermime või kujundame suhtluse kaudu, mitte selle koolitunni õpikusest. Nii et see on ikka väga palju, see õppimine on ikkagi suhtlus, see on interaktsioon. Ja selles interaktsioonis kujunevad need erinevad võimekused tulla toime keerulist asja. No nii, meil on veel 3-4 pisikest reflektsiooni, et kui nüüd on kohe mingi haakuv küsimus mainitud, jah. Proua Taalusin, te lugesite ette siin terve rea neid vanakooliga kaasnevaid nähtusi, aga mulle tundub, et need kõik soodustavad keskendumisvõimet. Ja nüüd ma küsin, et kuidas see metareflektiivne võimekus on seotud keskendumisvõimet? Vaadake, metareflektiivne võimekus eeldab sügavat süümist. Ja see süümine just nimelt keerukusse. Aga see on seotud ka kujutlusvõimega. See on mitte tuim, seesama keskendumine tuimalt, see, et teen neid asju niimoodi on ette nähtud, keskendud selles mõttes, et ei kuule ei näe. Vaid see on keskendumine loovas mõttes. See on keskendumine, mis toob kaasa enda seest selle mingisuguse tervikliku mina on. Ja vaat siin on mul üks lemmikpilt, ma kohe näitan sellega seotud. Kirjandushuvi intensiivsus, mis ei ole mitte kooliga seotud, vaid meil on seal eraldi pikalt, kas ta loeb ja keda ta loeb ja mis kirjanikud armastab ja kõike. Kokku on kirjandushuvi intensiivsuse indeks. Ja vaadake, kuidas moodi see on seotud selle kõrge rohelisega. Aga ta on teistpidi muidugi natuke seotud ka selle punasega, selle nagu tegeliku see ehitamisega. Selles on see väga huvitav. Ja muidugi veel, mis on rohelisega, näete seotud, siin oli juttu Soomest, näete see kõige kõrgema rohelisega on seotud tihendad kontaktid ja käimine Põhjamaade kogemus. Ja et õppimine ei ole mitte ainult raamatust, õppimine väga palju reaalne kogemus.